Ehk siis ülesanne N kõneleb sellest, et iluuisutaja hakkab pöörlema, tehes alguses 3 sekundiga 2 täispööret. 3 sekundiga tehakse 2 täispööret. Ja küsimus on, milliseks kujuneb uisutaja pöörlemissagedus, kui ta tõmbab välja sirutatud käed, läbimõõt on 150 sentimeetrit, ehk siis raadius on 75 sentimeetrit ehk 0,75 meetrit, eks, kehale ligi, ja siis jääb tema läbimõõduks 50 sentimeetrit ehk raadiuseks jääb 0,25 meetrit. Ja küsitakse, et mis juhtub siis pöörlemissagedusega, ja pöörlemissagedust, eks ole, tähistatakse tähega F. Panen kirja mõned valemid varasemast, eks ole. Sagedus oli pöörete arv ajaühikus. Ehk siis kui me teame, mitu pööret mingi aja jooksul tehakse, siis me saame välja arvutada pöörlemissageduse. No, meil on kõik vajalikud suurused olemas, eks ole, 2 jagatud 3 sekundiga saame, et see on 2/3 pööret sekundis. No, võib kirjutada ka hertsi. Pööret sekundis on pisut korrektsem. Kuna liikumine toimub meil mööda ringjoont, eks ole, ühel juhul on, eks ole, selle ringjoone läbimõõt 1,5 meetrit ja teisel juhul, eks ole, on läbimõõt 0,5 meetrit, siis tuleb meil appi võtta see nurkkiirus. Ja nurkkiirus oli seotud sagedusega ja oli siis sagedusest 2π korda suurem. See on meie eelmise teema valemid. Nii et tegelikult olemasolevate andmetega saan ma välja arvutada ka selle iluuisutaja nurkkiiruse. Ma pean seda 2/3 korrutama 2πga. 2/3 tuleb korrutada 2πga. Ma jätan selle pi siia sisse. 4π/3 ja ühikuks on radiaani sekundis. Nii et see on siis siin meil välja sirutatud kätega pöörleva iluuisutaja pöörlemissagedus ja tema nurkkiirus. Ma saan nüüd kirja panna iluuisutaja jaoks selle impulsimomendi. Impulsimoment on siis liikumishulk korda raadius. Ehk siis minnes üle nüüd selle pöörlemise peale, eks ole, m korda omega korda r ruudus. Ehk siis algselt on tema impulsimoment arvutatav sellest valemist. Nüüd see sündmus, mis toimub,
on see, et see iluuisutaja vähendab oma läbimõõtu, tõmbab käed kehale ligi. See on sündmus, mis ei ole tingitud välisest mõjust, vaid see on tingitud süsteemisisesest mõjust, eks ole. Iluuisutaja lihtsalt vägivaldselt muudab oma läbimõõtu. Pärast on tal, eks ole, mingisugune teistsugune liikumishulk, teistsugune raadius. Ja kui me nüüd, eks ole, läheme siis üle sellele pöörlemisele, siis saan ma samamoodi massi, nurkkiiruse ja muutunud raadiuse kaudu selle siia kirja panna. No, tavaliselt kostub siin hõige, et me ei tea ju iluuisutaja massi. Aga siin on nüüd täpselt sama lugu nagu energia jäävuse seaduse ülesannetes. Eks ole, ma rakendan nüüd seda jäävuse seadust. Ja kuna meil on, eks ole, üks keha, siis tema impulsi moment alguses ja tema impulsi moment pärast seda läbimõõdu vähendamist peavad olema võrdsed. Ja kui ma nüüd asendan, eks ole, siia vasakule poole impulsimomendi alguses ja paremale poole impulsimomendi lõpus, siis ma näen, et kuna ühel pool on iluuisutaja mass ja teisel pool võrdusmärki on sama iluuisutaja mass, vaevalt, et ta selle tiirlemise ajal väga palju juurde võttis või vastupidi alla võttis, eks ole. Noh, tõenäoliselt mitte, eks ole. Siis järelikult ma võin massiga, eks ole, läbi jagada ja tegelikult nii nagu energia jäävusseaduse puhul ei ole vahet, eks ole, kas pöörleb seal 40 kilogrammine ja graatsiline iluuisutaja, eks ole, või pöörleb minusugune 100 kilogrammine lendav tünder, on ju. Tulemus on sama. Kui mina vähendan oma läbimõõtu 150-lt 50-le, muutub minu pöörlemine täpselt samamoodi nagu iluuisutajal, eks ole. Vahe on lihtsalt selles, et kuna ma olen nii palju paksem, on mind raskem pöörlema saada kui iluuisutajat. Aga kui ma juba pöörlen, siis ei ole vahet, milline on mass sellel kehal, mis pöörleb. Meie käest küsitakse, kuidas muutub sagedus. Eks? Sagedus oli 2π korda väiksem, kui siis on see nurkkiirus. Ja teen siis selle asenduse siin ära. 2π F2 ja nüüd see muutunud raadius ruudus ja avaldan selle F2 ehk jagan 2π ja selle muutunud raadiusega. Nii et omega 1 korda R1 ruudus jagatud 2π R1 prim ruudus. No, me peaksime vist natukene oma andmeid kohendama, et me panime, see on, eks ole, R1 ja see on siis see muutunud R1. Nii et nüüd saame panna siis arvu tasemele ja arvutada. Mis see omega 1 meil oli? 4/3 oli vist või? Jah, 4/3 π.
ja R1 oli 0,75 ruudus ja seda tuleb jagada siis 2pi ja 0,25, mis ma need sulud panin, sulgusid pole siia vaja. Eks piid taanduvad ära, 4/3, 3 kukub, eks ole, siia murrujoone alla, nii et 4 korda 0,75 ruudus jagatud 6 korda 0,25 ruuduga. Ja siit saame siis teada, et kui ta alguses pöörles sagedusega 2/3 pööret sekundis, siis nüüd peaks see sagedus tulema suurem ja tulebki. Eks see on siis 6 pööret sekundis. Et kui tal läbimõõt oli 150 sentimeetrit, siis ta tegi sekundis 2/3 pööret, eks, ja kui tal läbimõõt oli 50 sentimeetrit, siis teeb ta sekundis juba 6 pööret. Ehk siis tegelikult on niimoodi, et läbimõõt, eks ole, vähenes 3 korda, aga see pöörlemissagedus suurenes 3 ruuduskorda ehk 9 korda, nii et 9 korda on siis selle 6 ja 2/3 vahe. Ja põhjus, eks ole, et valemis on see R, millega siis diameeter on seotud ruudus. Vot, see oli siis nüüd see iluuisutaja